Tere, me oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk siis tere tulemast vaatama meie tegelikult teistkordset salvestust meie esimesele episoodile. Me hakkame tegema nüüd koos podcasti ja rääkima teemadest, mis on meile olulised. Meie esimene episood läks aia taha, nagu ikka, aga me õppisime. See oli tehnilise poole pealt, asi polnud meis. Jah, aga nüüd me teeme paremini ja teeme uuesti. Ja täna me räägime millest siis? Autentsusest. Aga nagu meie podcasti laiem valdkond on siis elustiil. Jah, meil on tegelikult, me istusime maha Victoria, kes minul saates 20 midagi podcastis ja siis me tundsime, et see on asi, mida tahaks koos ka teha. Ja siis me istusime kuskil sõime mingid burgereid, istusime maha, panime kirja, mis on need teemad, mis on meile olulised ja tekkiski 2 sellist sfääri. Üks oli siis isiklikud ja siseteemad, mis on siis suhted, tervis, vaimne tervis ja kõik need asjad, mis on meile olulised. Aga samal ajal me nagu tahamegi selle saatega ka teha või tuua seda poolt sisse, et sul võib olla head suhted ja sa võid smoothisid juua ja jooksmas käia, aga tegelikult sul tuleb päris maailmas ka hakkama saada. Või nagu välismaailm. Jah, tegelikult palju parem sõnastus. Et me räägime ka rahast, me räägime ka investeerimisest, brändist ja turundusest, mis on asjad, millest sina hästi palju tegelikult tead. Ma ei tea, kas just tean, pigem nagu puutun kokku. Ei, me lihtsalt avastasime sellise huvitav asi, et minul on rohkem õppida selles välismaailmas ja sina tunned, et sul on võib-olla rohkem sisemaailmas. Seega saame üksteiselt õppida ja loodetavasti te saate meilt midagi õppida. Ja täna esimese saate puhul me mõtlesimegi, et me räägime autentsusest, sellepärast, et see on teema, mis on tegelikult meid mõlemad väga isiklikult puudutanud. Ja me tahame, et kogu see podcast oleks ka mega autentne, seega see on nagu ülihea selline sissejuhatav episood. Absoluutselt. Ja me tegelikult alustamegi Victoria lugudega, selles mõttes, et see autentsus väljendab nii nagu kõigis eluvaldkondades, aga see on meid puudutanud erinevate nurkade alt, et mina olin millalgi, me jõuame sinna, aga mina olin millalgi tohutult ebakindel, siis ma üritasin inimestele meeldida aga alustame tõesti nagu sinu teemadest, sellepärast mul on tunne, et need on võib-olla kergemini seeditavad. Ei, mitte seeditavad, nagu suhtestutavad. Samastatud nagu. Okay. No kõigepealt ma läksin õssi ja vaatasin, mis autentsus nagu, kuidas ta seda lahti seletab ja õss näitus, et see on nagu ehe või ehtne. Aga nagu need punktid, mis ma ise välja toon, on rohkem see, et ma panen ennast millegiga vastanduma. Seega esimene punkt, mis ma tõin, on mina versus pere. Ja sellest kõigest ma räägin siis ikkagi läbi sotsiaalmeedia, kuna see on see, mis valdkonnas ma tegutsen. Ehk siis selle punktiga on see, et üks asi on, mis sisu mina tahan toota sotsiaalmeediasse, Instagrami, YouTube'i. Ja siis teine pool on see, mis mu pere tahab või mitte otseselt, et nii, nüüd sa pead seda tegema, aga neil on nagu oma ettekujutus, mis see võiks olla. Nad ilmselgelt tahavad, et ma oleks nagu enda parim versioon ja et sellest oleks ka nagu teistele kasu, et mis teemasid ma seal siis kajastada võiksin. Ja probleem on selles, et tihtipeale need nagu ei kattu, kuna kui ma ikkagi alustasin, siis ma olin ju teismelin, ma ei mäleta, ma arvan, ma olin mingi 14. No nüüd ma saan kohe 19. Selleks ajaks olen 19. Ja selleks ajaks, kui saade välja tuleb. Ja siis mul on tunne, et ma ei ole veel nii suureks kasvanud, et mul oleks liiga palju muutunud see sisu, mis ma luua tahan, et ma eelistan luua meelelahutuslikku sisu, sest see on minu jaoks see kõige lõbusam ja see, mis ma ise naudin, et ma ei pea nii palju nüüd läbi mõtlema igat fakti, mis ma seal välja toon ja sest kui ma tahan, et see oleks nagu hariv, siis seal peab olema nii palju suurem ettevalmistus, et kõik, mis sa räägid, oleks reaalselt nagu õige ja et sellest oleks vaata kellelgi kasu, et see ettevalmistus on nii palju suurem ja see on rohkem läbimõeldud. Ja minu arust ongi nagu, sa juba mainisid ära, aga kõik need teemad või need nurgad, mille alt me täna autentsust arutame, et seal ongi see, et autentsuse, tegelikult mida me arutame, on seda väljakutset jääda autentseks, sellepärast, et meil on nii palju asju, mis nagu, meie vanematel on ettekujutus sellest, sest nad armastavad meid, neil on ettekujutus sellest, mis on meie jaoks parim.
ja see ei ole alati tegelikult meie jaoks parim, aga nad hoolivad, nad tahavad sulle parimat, siis noh. Teised võib-olla samastuvad selle koha pealt, et vanemad tahavad, et nad läheks midagi kindlat õppima ülikooli, vaata, aga see ei ole üldse see, mis sa tahad teha või sa ei taha üldse ülikooli minna. Jaa. Aga noh, ma ei tea, minul ei ole, noh, küll me minu teemadeni jõuame, et sul oli siis jätka selle mõttega. Ja siis ongi see, et mul ei ole otseselt nagu midagi selle vastu, et mu sisu oleks hariv. Ma ideaalis muidugi tahaks seda nagu sisse põimida, sest ma ei taha olla tuntud ka ainult nagu meelelahutuslik, vaid sellest oleks reaalselt kasu ja ma saaksin kuidagi inimesi aidata, aga ma tahaks võib-olla, et see on nagu mõnes postituses, mitte nagu konkreetselt igas. Nagu jah, see oleks hea, kui mul see nagu loomulikult tuleks, aga ma ei tunne, et mul tuleb see nii loomulikult, ehk mul on vaja teha nagu taustauuring ja väga põhjalikult läbi mõelda, et kuidas ma selle nüüd sujuvalt sisse põimin, et see ei oleks nagu mingi koolitund. Nii, istume maha ja täna ma õpetan teile, kuidas raha kokku hoida. Või nagu, et see tuleks jah, lihtsalt väga-väga loomulikult ja orgaaniliselt minu igapäeva tegemistega. Ja siis ongi, et mu pere on ja pere ja sugulased on hästi laia silmaringiga ja nad tegutsevad väga eri eluvaldkondades, seega kõigil on nagu kokkupuude erinevate teemadega ja projektide asjadega ja siis kõik tulevadki, kuule, ma kuulsin sellest, võiks seda kajastada või sa võiksid sellest rääkida ja sa võiksid selle sisse põimida ja siis ma olengi nagu mingi hoopis ta kõike nii palju ja lõpuks mul ongi tunne, et ma lihtsalt kajastan neid asju, mis mu pere sugulased arvavad, et ma võiks teha, aga lõpuks ma ei saa üldse enam teha, mis mina tahan. See on täiega, see on nagu iga sisu looja rist, mida kanda, on see, et sul on nii palju asju, sul on endal sisu ja sul on endal iseloom ja sul on teemad, mis sind huvitavad ja need asjad, mis sind hakkavad mõjutama, on see, et esiteks sinu pere on ju, mida nemad on nagu, et Victoria... Sest enda arvamus on minu jaoks ju väga oluline, kui nad on nii lähedased inimesed ja nad tunnevad mind nagu... Et nagu, et Victoria, et sul on nii palju kuulajaid, sul on nüüd võimalus, see on kindlasti oluline teema, millest rääkida. Siis on see, et sinu vaatajad, neil on tekib mingisugune ootus või mingisugused teemad, mis neile meeldivad ja nagu, noh, ma ei tea, ma lihtsalt tean, et hästi nagu mingisugused suured maailmatasemel YouTuberid on tihti öelnud, et need asjad, mis neid kuulsaks tegid, need ei ole need asjad, millega nad tegelikult tahavad tegeleda. Ja ma ei tea, kunagi sattusin mingi Navitrolla maalistuudiosse, kus ta oli mingi eriti jagamistuju, siis ta rääkis ka, et ma ei viitsi neid pingviine lendavate kivide otsas enam maalida, aga inimesed ei taha mitte midagi muud nagu. Et see nagu, see ongi see sotsiaalmeedia nagu ja pluss see, et vahel sa tahad võib-olla teha midagi, mis ei ole nii nagu, see on nii mainstream või et ta on nagu selline midagi, mis on sinu enda huvi, aga millel ei ole võib-olla nii laia nagu publikut, aga siis sa ei saa seda võib-olla isegi teha, sellepärast, et kõigi jaoks tekib see error, et oota, Victoria, mis asi see on, vaata. Ja näiteks üks asi on see, et ma olen väga suur shopahoolik. Ma saan aru sellest, ma nagu tean, et see on probleem, aga nagu mulle meeldib reaalselt, mulle meeldib poes käia ja osta, mitte ainult nagu see, et mul peaks mingi palju asju olema, vaid mulle meeldib kogu protsess, mulle meeldib minna poodi, valida, proovida neid riideid, mulle meeldib nagu kaardiga maksta, kulutada seda raha, siis ma saan enda kottidega ringi, siis ma saan minna koju, siis ma saan näidata, mis ma ostsin. Nagu mitte selleks, mul on see, vaid ma ise armastan vaadata, kuidas teised inimesed jagavad, mis nemad ostnud on. Seega mulle meeldib toota sisu, mida ma ise armastan tarbida. Ja siis mulle meeldib enda vlogides näidata hoole ja tavaliselt, kui ma küsin Insta stories või videotes inimestelt, et kas nad tahavad näha ja nad alati nagu 90% inimestes on ja me tahame näha seda. Ma ei tee seda sellepärast, et nagu ainult mulle meeldib, vaid vaatajaskond reaalselt naudib seda, aga siis sealt tuleb see vastuolu, et ma kogu aeg propageerin seda kiirmoe tarbimist, mis tuleb pere ja sugulaste poolt ja nagu ülejäänud maailma poolt ja ma tean, et see on ülihalb ja nagu ma nagu mõtteviisi poolest nagu ei poolda seda, aga see on üks nagu minu kirg on ikkagist mood ja fashion ja kogu see tööstus, siis on nii keeruline, sest mul on tunne, et ma ei tohiks seda jagada, sest et mul on nii su järglaskond ja mõjutan inimesi palju, aga see on see, mida mina tahan teha, see mis mulle meeldib, nagu see on üks hästi konkreetne video näidata, nagu saaks aru, millest ma räägin. Ei, see on ülihea nagu näide selles mõttes, et tegelikult autentsus nagu, noh, sina oled ka, saad 19 alles, on ju.
mina olen 24, mul ei ole kaugeltki veel nagu life figured out ja nagu see, et sul ongi need küsimused, et mulle meeldib shopata, versus see, et ma tegelikult tahaks propageerida sellist, kuidas öelda, teadlikumat tarbimist. et nagu see ongi ja see, et sa teed mõlemat, et sa jagad mõlemat ja tegelikult sa oled ka nagu aus selles osas, et jah, mul ongi nagu ebakõla ja ma ise ei ole ka veel enda jaoks suutnud nagu lahti mõtestada, et mis see nagu õige tasakaal on, vaata. Et selles mõttes, mina olen ka nagu alati nagu oma videotes, nii palju kui ma tegin neid mingisugune aasta aega tagasi, siis nagu alati tervislikku toitumist ja kõike propageerinud. Aga nagu see ei tähenda, et kui on kellegi sünnipäev näiteks, et siis ma nagu mingi ei söö kooki või midagi, et see on nagu, see oli võib-olla kehv näide. Ei, ma täiega mõistan. Ma saan aru, aga see ongi nii keeruline leida seda tasakaalu kõige selle vahel. Issand jumal, kui me minu teemani jõuame, siis mul on tunne, et me läheme palju tumedamaks. Okei, ma siis võtan kirjalt oma need kergemad teemad. Ei, ära üldse kiirusta. Nii, ma arvan, et esimese punktiga me jõudsime ühele poole. Siis ma tõin välja mina versus mu bränd või siis minu sotsiaalmeedia kuvand. Ja ma toon nüüd jälle hästi konkreetse näite, et saaks aru, millest ma räägin. Ja see on, ma arvan, midagi, mis veel ei ole kuskil sotsiaalmeedias avalikult öeldud. Seega ma ütlen siin esimest korda. Drumroll, please. See ei ole nagu mingi ülipositiivne uudis, aga nagu 6 aega tagasi ma läksime oma kutiga lahku ja ma ilmselgelt ei saada välja mingit pressiteadet, sest see läks lihtsalt imelik ja ma ei tahtnud ka kohe järgmisel päeval nagu mingit videot üles panna. Ja nii, juhtus siis selline asi, nagu mul ilmselgelt on endal vaja aega, et kogu selle asjaga harjuda ja enne kui ma olen valmis sellest avalikult rääkima. Aga ma tunnen, et ma olen valmis, aga kuna mul on veel videoid koos siis oma kutiga filmitud, mida ma ei ole jõudnud üles panna, eks praegu mul on need USA vlogid ja ma väga tahan need üles panna, sest et ma seal reisil panustasin väga palju energiat, et neid filmida ja minu arust sealt tuleb head videod ja ma ei tahaks seda nagu raisku lasta, aga ma tahaksin, et saada üles enne, kui ma nagu avalikustan, et me ei ole enam koos, sest et nende videote thumbnailidele pealkirja ma tahan ikkagi kasutada seda, et me veel oleme suhtes panna mingi pilt, kus me oleme koos, sest see toob vaatamisi ja see on see, mida inimesed tahavad näha ja see ei ole clickbait, sest seal videos me oleme päriselt koos sel ajahetkel, aga mul ongi tunne, et kui ma enne ütleksin nagu reaalajas, et me tegelikult läksime nüüd lahku ja siis tulevad need videod, siis see enam ei töötaks nii hästi ja sellepärast ma olen seda nagu kogu aeg edasi lükanud seda avalikustamist, aga nagu mina siin päriselus tahaksin olla aus ja kohe anda teada, et selline asi on, aga nagu selleks, et mu bränd töötaks ja YouTube'i videod ja asjad, siis selle jaoks on vaja veel jätta see kuvand, et me oleme koos, aga kuna mul vahepeal tulevad veel muud videod, mul nagu kooli eksamid ja kõik on nii palju, siis ma ei ole endiselt jõudnud nende videoteni ja kuna ma tahan siin teiega ikkagi ausalt rääkida, see on see koht, kus ma saan kõik südamelt ära rääkida, siis ma siin ütlen, et see tegelikult ei ole nii, aga ma ikkagi YouTube'i veel ei paneks mingit seletavat videot. Ma tean täpselt, mis sa räägid. Minul oli täpselt seesama, et ma mingi hetk mind hästi palju hakkasid, kui ma alustasin YouTube'iga, hakkas hästi palju inimesi jälgima, kes olid veganid. Siis kõik olid mingi, et tee ja proovi, et sa oled ju nii healthy ja nagu, ja ma mõtlesin reaalselt, et tavai, et ma teen nagu sellise asja, tegin nagu vegan weeks, kus ma siis nagu tegin nagu, ma ei mäleta, mis 2-3 nädalat tegin nagu veganina, proovisin kõiki neid asju nagu nii-öelda kaaristasin oma nagu kogemust. Ja selle aja... sa olidki need mingi 3 nädalat täiesti vegan. Ja kogu selle aja jooksul nagu mul on nagu siiamaani see mõte või see nii-öelda põhimõte on nagu nii-öelda maailma seeläbi päästa on väga nagu sümpaatne, aga ma nagu sain aru, et see ei ole midagi, mida ma suudan nagu pikaajaliselt teha. Ja mulle kogunes nagu üüratu vegan jälgijaskond selle aja jooksul ja ma olin nii väike kanal, et see oli nagu reaalselt mingi 1/3 või 50% nagu. Ja siis ma olin nagu see, et nagu sorry folks, et minust ei saa nagu täie kohaga veganit. Ma siiamaani ma söön nagu suhteliselt nagu vähe liha,
võrreldes nagu tegelikult õige nimetus oleks täistaimetoitlane, sellepärast, et vegan on see, kes ka kõik tooted, mis sa tarbid, peavad olema täiesti vegan. See, kes oleks ainult täistaimetoitlane. No näed, ma olin nii roheline. harin teil. Ma olin nii roheline selles, aga siis ongi nagu see küsimus, et nii, et brändile tegelikult on kasulik ja vaata on olnud ju mingid skandaale, kus nagu meile me jõuame selleni, miks mina olen nagu alati 100%, miks ma keeldun valetamast või nagu üldse kõige vähematki. Aga nagu on olnud ju YouTube'is mingid skandaale, et mingisugused vegan YouTuberid, hull kanal on ju, ja siis keegi teeb kuskil nagu tänaval pildi, kus nad mingi purksi söövad, vaata. No teine lihtsalt see burger võib olla vegan. Ei nagu ilmselgelt lihaburgerid nagu, et selles mõttes, et selliseid nagu asju on olnud, et inimesed ei ole nemad ise, sul ongi mingi kaubamärk, vaata. Ja ma ei tea, minu arust sa ei saa... No mina usun, et sa vahel pead ohverdama, nagu ma ei ütleks, et see on otseselt valetamine, see ongi see, et kui sa oled oma brändi sellisena üles ehitanud, võib-olla sul on oma vaata karakter ja siis ma ei ütleks, et nagu see ei ole sina, see on lihtsalt sinu nagu bränd on selline karakter. Mina arvan seda, et näiteks, et kui ma ei kujuta ette, et sa räägid nagu töö tegemisest ja räägid ettevõtlusest hästi palju ja räägid nagu motiveeritud olemisest, siis see ei tähenda, et sa näiteks, lihtsalt näitena, see ei tähenda, et sa pead nagu igas oma videos ja asjas nagu alustama sükse nagu energiaga ja davoi, ma olen nagu hullult nagu tegus ja täna olen nii palju teinud. Et minu arust on nagu hästi oluline tegelikult see on nagu inimesed tahavad seda sisu, nad tahavad saada motiveeritud, aga tegelikult, kui sa oled lõpuni aus, ütled, et täna mul on nagu 0 päev, mul on nii kehv olla, mul on 0 energiat, on ju, see meil kõigil tegelikult on selliseid päevi. Ja isegi need, kes vaatavad, nagu mul on tunne, et nende vigade või nende nagu ebakõlade näitamine enda nagu sisus tegelikult pikas plaanis muudab sinu jälgijad sulle nagu lojaalsemaks ja nagu selles mõttes nad näevad, et minuga ei bullshitita, see on aus ja see nagu sisulooja usaldab mind, sest ta julgeb näidata endaga nagu neid nagu vigu ja nagu selles mõttes ma ei tea, mul on selline tunne, et pikas plaanis on tegelikult nagu see selline ausus on nagu see, mis tasub ära. Yeah, sest sa näitad siis ennast nagu haavatavana. See kui veider sõna. Ja siis ongi, nad samastavad sinuga rohkem ja näevad seda reaalset poolt, et sa oled nagu tavaline, mitte nii, et sa oled perfektne, sul läheb kõik kogu aeg üli hästi ja sa saad kõigega hakkama ja... No mina arvan, et sa võid ikka nagu ongi, nüüd see info jõuab inimesteni välja, et ei ole enam koos ja sa paned mingi hetk need USA-vlogid üles ja pigem on nagu see, et see inimene, ta vaatab seda, tal on endiselt seda huvita vaadata, nüüd ta vaatab seda lihtsalt teise nurga alt, sellepärast, et meil kõigil on suhteid, meil kõigil on asju, millega nagu suhtestuda selles ja sa saadki vaadata nagu seda, et kuidas on võib-olla see on sulle touchy subject, ma räägime sinu suhtest, aga... Ei, meil tuleb varsti eraldi episood, kus me räägime ainult suhetest, seega nagu panged valmis. Aga et nüüd neil on võimalik vaadata seda, et vaata, kui tore, kui ilus ja endiselt võivad nagu asjad tegelikult laiali minna. Sest see on see vlog, kus me oleme nagu kõige rohkem in love, see oli nagu see periood seega. Üks asi, miks ma ei ole vist hakanud neid veel monteerima ja miks need ei ole üles jõudnud, sest mul oli alguses liiga raske seda vaadata. See oligi nagu, et kui sa üritad inimesest üle saada, siis sa ei taha vaadata seda, kus te seal kogu aeg koos olete. Nagu mind hulluks. Oligi nii, et üks hetk ma olin nagu tavai, ma tahan nüüd kohe üles panna, et ma ei peaks enam mõtlema ja ma saaks selle oma õlalt ära. Ja kui ma võtsin selle lahti, ma vaatasin esimest klippi ja ma nutsin pärast seda 2 tundi ja ma olin nagu, ma ei suuda. Ja siis ma olin nagu, ma ei avasta enne, kui ma olen nagu piisavalt valmis selleks, see oli liiga raske lihtsalt. Ma olin nagu... Mina saan nagu suhetest, kui ma nagu päriselt nagu nii-öelda armastan inimest, siis mul on nagu, ma ei saaks neid videoid veel mitu kuud nagu üldse vaadatagi. Ma ei ole rohkem vaadanud, seega ma ei tea, kuidas mul on. Ma ise arvan, et mul on praegu fine, aga samas kes teab, kui ma seda nagu vaatama hakkama. Aga see viimane punkt siis on mina sotsiaalmeedias versus päriselus, mis on nagu suht sarnane, mis me just rääkisime, aga... Ma ei mõtle selle all seda, et ma nüüd sotsiaalmeedias nagu keegi teine olen, kui ma päriselus, vaid see ongi see, et sotsiaalmeedias kõik ikkagi on väga filtreeritud. See on nagu sarnane teema, mis ma enda lühifilmis ka käsitlesin, ma ei tea, kas sa oled näinud. Jaa, ma vaatasin seda, jah. See on sellel teemal, et
me lihtsalt paneme ju ennast välja parema versioonina ja see ongi täiesti loomulik, kuna kõik näevad ja sa tahad ju jätta endast hea ja eduka ja õnneliku mulje. Keegi ei hakkagi panema, kui mingi firma läheb pankrotti või mis iganes, keegi sureb ära, sa ei tee sellest postitust nagu vähemalt mitte kohe. Sa pead ise nagu selle asjaga harjuma, õppima elama ja sa võid sellest hiljem rääkida, aga see ei ole asi, mida sa nagu kohe jagad. Vaat see on aastaid tagasi, nüüdseks juba, mingi 2 aastat, tegelikult nagu jah, pigem mingi 2,5 aastat tagasi oli vaata YouTube'is algas minu arust Casey Neistati videoga, et I'm not happy või midagi sellist ja siis nagu rääkis sellest forced positivity'st ja siis see nagu PewDiePie rääkis, Markiplier, kõik seal nagu suuremad tegijad ja mis minu arust ongi nagu see, et kui sa oled bränd sotsiaalmeedias, siis sa müüd inimestele ikkagi nagu head emotsiooni aga sina ise oled tegelikult päris inimene ja sinul ei ole iga päev nagu lilleaed. See ongi see, et sa jagad oma elu. Siika nagu tehniliselt peaks ta näita, aga mul on endal vähemalt see, ma ei tunne, et ma ei või jagada. Ma arvan, et mul on nagu väga vaba platvorm ja kui ma tahan, ma saan sinna panna üles, et mul on kurb päev, halb päev, mis iganes. Aga kui mul on halb päev, ma ei taha kaamerat kätte võtta, sest et mul ei ole tuju sellega rääkida, ma ei taha midagi teha, sest filmimine minu jaoks see nagu hobi või kirg, mis toob mulle rõõmu ja ma teen seda siis, kui ma olen selles stuudios. Võtan kaameraga ette ja minusse nagu tuleb see emotsioon, see ei ole näideldud, vaid see reaalselt teeb mind nii õnnelikuks ja kui mul on halb päev, ma ei taha seda kaamerat näha. Vaat see error tekibki sellest mitte, et sina tahaks anda mingit võltsi pilti, vaid see tekib sellest, et oletame, et sul on upload schedule ja sul on vaja homme video üles panna. Aga sul juhtus midagi nagu väga kurba, vaata. Ja sa ei taha, asi ei ole selles, et sa mingi üritad seda varjata, vaid sa lihtsalt ei taha sellest jagada, aga samas sul on vaja midagi teha. Siis tekib see konflikt. Ja mul on veel see, et ma olen proovinud jagada seda halba hetke siis nii-öelda. Või nagu ma olen filminud, see on nagu peale jäänud, aga probleem on selles, et kui ma hakkan seda monteerima, siis ma ei taha. Mul kaob tuju ära. Ma ei suuda vaadata ennast nagu vihase või siukse kurva või mis iganes emotsioon see on. Näiteks, kui ma olen millestki juba tüdinenud või selline, sest et siis mul endal läheb tuju alla ja see ei ole nauditav monteerida. Ja siis on ka see, et ma ei taha seda üles panna, sest ma kardan, et ka kõigil teistel läheb tuju alla ja ma ei taha ju panna sellist sisu, mis viiks tuju alla, pigem ikka seda, mis tõstaks neile, kui neil on halb päev, nad vaatavad ja siis nad saavad sealt hea emotsiooniga ära minna, sest väga paljud inimesed kommenteerivadki või kui ma tegin seda brändi uuringut enda näiteks YouTube'i kanalite kohta, siis öeldigi, et inimesed vaatavad, sest see paneb neid naerma, see teeb neid õnnelikuks ja see on see, kuhu ma tahan ka sihtida ja siis tekibki jälle see error. Mida mina alati ütlesin oma videotes, ma ütlesin inimestele, et aitäh, teie usaldate oma aja mulle. Te nagu usaldate, et mina täidan selle aja millegi positiivse, millegi väärtuslikuga. Ja see on vastutus. Sa tunned vastutust selle sisu ees, mida sa annad inimestele välja. Ja siis ongi nagu see, et kui mul on ka olnud nagu selliseid hetki, kus mul oli see kuidas öelda, schedule oli paigas. Graafik just oli paigas ja iga nädal 3 videot. Oh my God. See on nii palju. Ja sa istud ja sul on 2 tunni pärast vaja videot ja sa oled filminud ühe ja sama video 3 korda. Ja sa ei ole rahul. Ja siis sa paned lihtsalt üles video, kus sa oled nagu ma ei ole rahul. Ja sellepärast, et nagu ma nii tugevalt tajusin seda vastutust, et ma ei taha mingisugust kräppi inimestele jagada, vaid ma tahan, et nad saaksid reaalselt midagi nagu head. Ma mõistan täielikult, jah. See on nii keeruline kõigis nendes valdkondades leida siis see õige tee, see tasakaal. See, et sa ise oleks rahul ja see, et sul nagu brändi puhul see töötaks ja et ka lähedastega oleks selles osas head suhted ja nad poolaks seda, mida sa teed. Ja ongi nagu see, et ka nagu isiklikud asjad, kuna sina jagad nii palju oma elu, siis on need inimesed, kes on sulle lähedal, nad on paratamatult jäävad ka kaadrisse ja kui nagu, kuidas see neile sobib, kui palju nemad on nõus endast jagama, kui sul on suhe ja see puudutab sind sügavalt ja sa saad selle tõttu nagu targemaks, sa õpid midagi, sa tahaks seda nagu aru saama jagada, aga siis sa räägid ikkagi päris inimesest ja see on, kas temal on sellega nagu cool, et sa seda üldse jagad.
see on ja ülikeeruline, eriti kui ma hakkame suhetest rääkima. Ja, mul on täpselt sama. Ma ei tea, kuidas ma saan nagu rääkida. Ma pean üle küsima, et kas sama, ma pean ka. Või siis me peame pärast selle episoodi lihtsalt saatma üle kuulamiseks, et nad on okei. Jaa. Okei, aga ma arvan, mina olen praegu oma teemadega ühele poole jõudnud. Okei, sinu lugusid. Minu lugu, ma arvan, mul on üks suur lugu on autentsusega, on see, et mina oli mingi periood minu elus, kus ma olin ülimalt ebaautentne. Ma ei olnud kunagi mina ise, ma ei avaldanud kunagi minu enda arvamusi või seisukohti, vaid ma olin alati, kui ma olin sinu seltskonnas näiteks, nii-öelda lihtsalt näiteks, kui ma oleks olnud tollal sinu seltskonnas, siis ma oleks olnud mitte Artur, vaid ma oleks olnud see versioon Arturist, keda Victoria eelistab näha. Aga kuidas sa tead, mida ma eelistan näha? Okei. Ta on mingi taustauuringu iga inimese kohta. Ei, aga kui me räägime mingist teemast, siis ma ei ütle, mida mina arvan. Sa kuulad minu seisukoha ja siis sa arvad täpselt sama. Jaa, ma oleks nagu rääkinud asju, mis toetavad sinu seisukohta või kiidavad seda heaks. Ja ma olen nagu selles mõttes, et see kõlab hästi nagu selline nagu raskelt teostatud ongi, kuidas sa seda teed. Aga asi on selles, et ma olen see tundub lihtsalt selline inese piinamine. Või selline tunne, nagu sa mängiksid kogu aeg lihtsalt mingit rolli. Ja see ongi. See oleks nagu näitleja. Ja just, ja ma olen näitleja. Nagu selles mõttes, nagu mitte, et ma nagu näitleja. Ma saan aru. Aga mina oma loomult olen näitleja. Ja selles mõttes mul ei ole näitleja koolitust ja ma üldse ei võrdle ennast nagu päris näitlejatega. Aga lihtsalt, kui me räägime nagu lihtsalt nagu tavaliste indiviidide tasemel, siis ma olen väga hea näitleja. Ma olen väga hea inimeste lugeja. Ma olen tegelikult ka väga hea manipulaator, kui ma tahan. Ja see kõik algas sellest, et ma olin juba nagu lasteaia ajast, mul oli hästi madal enesehinnang. Üüratult madal enesehinnang. Ja siis... Kuidas see lasteaias välja tuleb, ma ei saa aru. Ma tunnen, et me oleme kõik nii väiksed, et me ei mõtle sellisele asjale. Ma arvan, ma ei teadnud, mis asi see enesehinnang on. No ma ei tea, mina tean nagu seda, et minu vanematele erinevad siis õpetajad ja nagu pööras pidevalt tähelepanu, et Arturil on enesehinnangu probleemid. Ja üks viis, kuidas mina siis sellest välja sain, oli see, et ma üritasin kõigile meeldida. Ja lasteaias see väljendus selles, et kui oli söögipaus, siis söögitädidele meeldis, kui toitu ei jäänud järgi ja seetõttu kiideti neid lapsi, kes sõid hästi palju. Ja siis selle asemel, et süüa nagu praadi ja magustoit, ma sõin alati 3 praadi, 2 magustoitu. Ja nagu kuidas sa jaksasid nii palju süüa? Nagu lihtsalt sinu tahtmine olla nagu kiidetud, olla väärtuslik, öelda, et sulle öeldakse, et tubli poiss, vaadake Artur sõi kõik ära. Et see oli nii suur ja ma läksin megapaksuks, mis veel rohkem madaldas minu enesehinnangut. Ja siis ma läksin kooli. Ja siis ma avastasin nagu, et koolis on loodud terve süsteem nagu selleks, et teenida välja et hindeid, sulle antakse hindeid ja mida paremad on su hinded, seda tublim õpilane sa oled. Ja ma leidsin nagu uue viisi siduda enda nagu väärtus sellega, et mida paremini ma õpin, seda nagu väärtuslikum ma olen, sest ma ise ei uskunud enda väärtusesse. Ja tegelikult see ongi nagu laiem teema on see, et ma nagu üritan kõnetada neid inimesi, kes võib-olla tunnevad, et neil on ka endal enesekindluse probleeme, sest nad kindlasti tunnevad seal nagu midagi ära. Ja siis... Ja ma olingi 5. õpilane, kus juures mul olid nagu, ma sain peaaegu et kuldmedali ka 12. lõpus. Ja kus juures mul on nagu selles mõttes vedanud, et mul on nagu loomuliku nutti on, aga mis nagu tegelikult hindamine ja koolis nagu hinnete saamine on nii subjektiivne, seda hindavad õpetajad. Ja minust saigi metsikult osav manipulaator. Saad aru, nagu ma tegin seda alateadlikult, see oli lihtsalt nagu minule ellu jäämiseks vajalik oli see, et ma meeldin inimestele. Ja oli niimoodi, et õpetajad panid reaalselt, ma panin tähele, ma ei öelnud seda kellegile, aga et meil oli sama punkti skoor, mina sain 5, keegi sai 4. Saad aru? Nagu töö, kontrolltöö või? Ja siis... Selle järgis, et kes mingi tunnis rohkem kaasa töötab ja nii. Ja selles mõttes, et sa saad aru, et see õpetaja, ta tunneb, et õpilased ei pööra tähelepanu ja sina lihtsalt kuulad teda, küsid neid küsimusi, jätad talle mulje, et sa oled huvitatud. Mõne õpetaja jaoks oli nagu ma õppisin, kuna see oli mulle eluliselt oluline, siis ma õppisin inimesti ülihästi lugema ja alati ütlema seda, mis inimestele meeldib. Ja ma olin selles nii hea, ma meeldisin sõna otseses mõttes kõigile. Aga siis nagu esimene kord, kus see nagu hakkas murenema,
kus see nagu oli nagu see, et koolis tehti harjutused, kõigile pandi nagu selja peale nagu paber nagu teibiga. 5-line, 3-line. Ei, ja siis hakati kirjutama nagu noh, et mingisugused omadussõnu. Ja sa ei tea, kes sulle kirjutab, aga nagu siis käid ringi kirjutad mingisugune, et mingi kutt on mingi klassis, et see on mingi nõme või see on kiusaja, on ju, või see on hästi tark või et see on tore või et oli lahe. Kõigil olid mingisugused, et nii lahe on sinuga neid pidžaamapidusid teha või et kõva jalgpallur või midagi. Ja minule oli nagu kõige sisutühjem ja positiivsem leht. Sõbralik, tark, sõbralik, tark, sõbralik, nutikas, sõbralik, seltsiv, sõbralik, tark ja nagu mitte midagi muud, mitte midagi nagu mingit sisukat. Ja tekkiski nagu selline asi, et ma meeldisin kõigile ja mul ei olnud mitte ühtegi sõpra. Nagu sõna otseses mõttes mitte kellelgi ei olnud kunagi minu vastu mitte midagi, aga kuna sa ei ole sina ise, siis tegelikult inimesed, nad ei saa aru, nagu selles mõttes sa meeldid neile sellepärast, et sinu seltskonnas nad tunnevad ennast hästi, ma oskasin panna inimesi ennast hästi tundma, panna ennast targemana tundma, kui nad tegelikult on või naljakama, sest ma naersin nende naljade üle, on ju. Ja see oli kõik alateadlik nagu. Ja siis, kui ma mingi hetk sain aru, et ma olen mega õnnetu ja ma ei saanud aru, miks. Ja siis ma lõpuks saingi aru, et mul ei ole... Millal see aeg oli, kui sa aru said? See oli 10. klass. Alles 10. klass. Ja... Ma oleks arvanud, et see oli isegi hiljem nagu pärast kooli. Ei, kusjuures see ongi nüüd on see nagu selle loo nagu huvitav osa, et sa käid, sa oled nagu viieline, sa meeldid kõigile ja sellest ongi, miks sellest nii raske aru saada, on see, et manipulatsioon ja selline people pleasing, sa oled tegelikult väga edukas, aga väga piiratud mahus. Ja ongi selles mõttes, et sa meeldid kõigile, sul ei ole tegelikke sõpru. Ja siis ma tundsin, et ma ei taha minna enam kooli, sellepärast, et ma ei teadnud, miks. Ja see oli sellepärast, et ma ei tahtnud enam näidelda, aga ma ei osanud, sest mul oli nagu vaja seda nagu boost'i oma enesekindluse jaoks. Ja siis tekkiski nagu selline täielik nagu kriisimoment ja siis ma kirjutasin, ma otsisin, ma ei leidnud kahjuks nagu üles, aga ma kirjutasin nagu seda originaalpaberit, ma kirjutasin kõne. Ma kirjutasin kõne, selle pealkiri oli, tol hetkel, kuna see oli koolis süsteemis sees, ma valasin kogu oma viha kooli peale välja. Ja siis selle kõne nimi oli nagu 12 aastat orjana. Aga see oli 10. klass või? See oli 10. klass, jah. Ja ma nagu kutsusin kogu kooli gümnaasiumi kutsusin ise omal initsiatiivil vahetundi all lihtsalt, et peale söögi vahetundi tulge kaulasse, pidasin neile kõne. Ma mõtlesin, et sa selle kõne kirjutasid lihtsalt, et oma tunded välja saada, aga mitte reaalselt esitamiseks kellelegi. Ma reaalselt läksin ja esitasin, sest mul oli selline tunne, et ma lammutan selle kooli maha, selle kurjuse kantsi, mis on teinud minust sellise inimese. Aga see oli nagu tegelikult on see kõik minu enda teha. Ja ma nagu lihtsalt adresseerisin selle valesti. Aga mis mu üleskutse oligi nagu see, et selles nagu... Kas seda filmiti ka või? Kas see kuskil näha? Ma ei tea. Võib-olla keegi telefoniga filmis. Tollal ei olnud võib-olla nii telefonid ka vaata. Aga issand jumal, ma olen nii vana. Tollal ja ma mingi... Aga mis see kõige olulisem punkt on see, et peale seda ma lubasin endale, et ma olen alati mina ise, no matter what. Ja mis juhtus, oli see, et õpetajad olid järsku, et Artur, et sina vaidled vastu. Ma arvasin, et sa oled küll teissugune, on ju. Ja minu hinded läksid mingil määral alla. Ja nüüd see kõige olulisem osa kogu selle loo juures on see, et see põhjus, miks ma üritasin inimestele meeldida või olla selline, nagu inimestele meeldiks, oli see, et ma inimestele meeldiks, et mul oleks sõpru, et ma ise oleks enesekindlam, et ma oleks rohkem aktsepteeritud. See oli vajalik nagu selleks, et sa suudaks elada ja olla õnnelik. Ja väga vale nagu viis elada. Aga mis juhtus paradoksaalsel kombel oli see, et ma kaotasin, väga paljud minu klassikaaslased olid järsku, kui ma hakkasin nagu olema mina ise. Ma ei olnud, keegi tuli minu juurde midagi näitama. Mul on küsimus, kuidas sa teadsid, kes sa oled? Nagu kui sa olid kogu aeg teesanud, kuidas sa teadsid, mis sulle meeldib või mis on sinu arvamus asjadest või nagu milline olla? Ma ei teadnud. Seda on nii raske ette kujutada, aga kui sa oled aastaid olnud, nagu isegi kodus, sa olid alati nagu see, keda oodati, keda taheti, nagu sa tegid alati need tulemused ära, mida nagu taheti näha ja mitte rohkem, sest kogu sinu enda tähelepanu oli lihtsalt see, et sa nagu, sa
sa oled nagu siuke shape changer või nagu sa kogu aeg muudad oma kuju ja siis tekibki nagu see küsimus, et kes sa ise oled ja ma ei teadnud ja see oligi see nagu see õõvastav, õõnestav tunne, mis mind nagu nii nagu kurvaks tegi. Ja siis, mis juhtuski paradoksaalsel kombel oli see, et paljud klassikaaslased olid järsku nagu šokeeritud, et nad tulid mulle mingisuguse teemaga, mis mind üldse ei kotinud. Ma ütlesin, sorry, see ei ole minu teema. Nad olid nagu, et nagu sinu juurde on alati saanud tulla nagu ja ma kaotasin nagu selles mõttes väga palju inimesi, aga nad ei olnud nagu suur kaotus, seepärast, et nad ei olnud minu sõbrad. Nad olid inimesed, kes nagu, kellele ma meeldisin, aga mis tekkis, mul tekkisid päris sõbrad. Mul tekkisid inimesed, kuna ma nagu rääkisin asjadest, mis olid mulle reaalselt huvitavad, ma avaldasin oma reaalseid arvamusi, siis need on need, mis inimesi seovad ja tekkisid inimesed, kuna ma nüüd olin päriselt mina ise, siis tekkisid nagu inimesed, kellel oli võimalus huvitada sellest päris minust. Ja nagu põhimõtteliselt nagu mingi 2 jooksul, mul ei olnud kunagi sellist asja, et keegi on peale kooli, et saame kokku, veedaks aega peale, lihtsalt mitte see, et me oleme mingi vahetunnis. Ja see oli täiesti nagu uskumatu kogemus ja ka minu enesekindlus paradoksaalsel kombel, nagu ma ei meeldinud enam nagu väga paljudele inimestele, aga see enesekindlus, et ma julgen olla mina ise, seista ise enda eest, nagu pikas plaanis see enesekindlus on nagu mis mul ka täna on, see on nagu kordades ja võrreldamatult suurem sellega, mis sa saad nagu teiste nagu sellise heakskiidu läbi vaata. Ja see ongi minu arust nagu nii, ja mul on siiamaani selline nagu allergia lausa nagu, ma saan aru, et turundus on hästi oluline teema ja ma natukene nagu vaevlengi selle käes, et turunduses on tihti peale hästi palju sellist manipulatsiooni nagu maiku juures, et kui sa turundad tõesti midagi nagu head, siis see on nagu, see tõepoolest ongi nii ja sa räägidki tõtt, aga vahel on see, et näiteks, et sa kaardistad oma nagu klientuuri või siis nagu oma sihtgrupi mingisuguseid hirmusid. Ja siis sa nagu mängid nende hirmude peale, et ma ei kujuta ette, et sa müüd mingisugust kindlustust näiteks ja siis sinu nagu turunduse plaani osa, esimene etapp on süvenda hirmu. Et sul on võimalus midagi kaotada ja siis paku neile lahendus. Ja see kõik on nagu see, mida mina aastaid tegin nii osavalt. Ja mul on selle vastu siuke jälkus nagu. Ja nagu, kuhu ma tahangi jõuda on see, et sinu selline tõeline enesekindlus ja tõeline õnn endaga rahulolu ja reaalsed kestvad tähendusrikkad inimsuhted tekivad alles siis, kui sa oled sina ise. Ja isegi tegelikult sotsiaalmeedias, mida mina olen avastanud, et inimesi tõmbas minu YouTube'i sisu poole see, et isegi kui mul olid need kehvad päevad, siis ma ütlesin, et mul on kehv päev ja nemad nägid, et seal taga on päris inimene. See on minu arust üks asi, mida on hästi palju viimasel ajal sotsiaalmeedias jagatud, et on tekkinud nagu on influencerid ja on influential people. Ja influencerid on need, kes näitavad sulle, et ma olen nagu, ma olen Tais, mul on Lambo, mul on Represent, ma ei tea, mingisugused, mis need mingid brändid, ma ei tea, mis need moekad on ju. Ja kõik on nii äge ja kõik on nii lahe ja neil on nagu mingi karakter, mida nad kaamera ees teevad. Ja siis on nagu inimesed, kelle, nad püüavad pilku, aga need, kellel tekivad reaalselt jälgijad ja kellel tekib selline nagu mõjukus, millega nad saavad maailmas positiivseid muutusid ellu viia, on nagu inimesed, keda vaatajaskond tunneb, et nad on päris. Nad on ausad, nad on autentsed ja see kehtibki nii sotsiaalmeedias kui väljas. Et see on... ma ei tea, hästi paljud inimesed käivad nagu lihtsalt võib-olla rumala, võib-olla väga lihtsa näitena, et käivad mingi klubis ja üritavad, et sa võidki olla, see on lühikeses plaanis, on väga lahe, et sa nagu räägid, et ma olen miljonär, ma olen NBA korvpallur, on ju, ja ma ei kujuta ette, mis sa kokku luuletad, on ju. Ja sa saad selle mingi tšiki, mingi ühe suhteks, ma ei tea, kujuta ette kuhugi ära rääkida, on ju. Aga tegelikult sa tahad nagu midagi kestvat, midagi, mis on päris, midagi, mis on nagu pikas plaanis sinu jaoks oluline, sõprus, suhe, siis sa pead olema sina ise, sellepärast, et pikas plaanis kõik need valed, nad ei ole nagu kestvad või kuidas jah. Mul tekkis selle küll hea mõte või lugu, nagu, et kuidas suhtes olla autentne, sest aga mul on tunne, et see pigem läheks selle suhteepisoodi alla.
Seega ma ei hakka seda siin rääkima, aga mul on sellega ka lugu. Seega jätame selle tulevasteks episoodideks väike siuke spoiler või teaser. 100% mul on ka, ma juba tean, millest ma tahaks nagu suhete teemal rääkida. Seal on ka nii palju olulisi asju, millest minu arust ei räägita piisavalt. Aga ma kujutan ette, et see on meie enda jaoks uus asi, nüüd sellise saateformaadi tegemine ja me ise ilmselt vaatame üle ja parandame ja hakkame timmima, aga ka nagu... Igasugune tagasiside on oodatud. Meil on Instagram, mida me ei ole veel loonud, seega me ei tea veel, mis konto nimi on. Aga ma arvan selles ajaks, kui see välja tuleb, see on loodud ja me kindlasti promome seda enda sotsiaalmeedias, seega te leiate sealt ja sinna postitust alla siis võite meile jätta tagasisidet. Jah, nii et ilmselt järgmise saate teema on suhted, mitte garanteeritult. Ei ole garanteeritud, aga kui mitte järgmine, siis nagu väga varsti. Väga varsti. Ja aitäh teid vaatamast ja mina olen täiega huvitatud nagu sellest, et mis see tagasiside saab olema, sest see on nii uus asi. Ärge unustage meid siis jälgida, ehk kus iganes te oma podcasti kuulate, seal saate, ma eeldan, subscribe'ida või followda ja kui te YouTube'is vaatate, siis kindlasti pange ka like ja siin saate otse kommentaaridesse kirjutada, mis te arvasite. Ja kindlasti loeme kõik läbi. Ja võite anda teada, mis teemadest te tahaksite, et me veel räägiksime. 100%. Ja episoodid hakkavad välja tulema igal esmaspäeval. Ja, nii et siis teil on võimalus nädalat alustada millegi positiivsega. Jah, see oligi meie eesmärk. Seega näeme nädala pärast. Näeme nädala pärast. Nii lahe. Tule, hästi tehtud. Jah, sama. See on nii ametlik. Hästi tehtud.